Aga kui muidu Rootsi argipäevast rääkida, siis ega nii kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis esimeseks uudiseks on ikka tapmised, tulistamised, vägistamised, röövimised ja see on juba jõudnud rahvusvahelisse pressigi, et mis siin Rootsis toimub. No kõige hullem on muidugi see Rootsi immigrantide tihe linn Malmö, kust need uudised põhiliselt tulevad, siin naljahambad Rootsis nimetavad juba, et Malmö on nagu Skotland. Skott tähendab rootsi keeles nimelt lasku. Ja siin paar päeva tagasi tulistati juba maja ees tänavat pühkivat kojameestki, mitme lasuga tulistajaks oli mingi 15-aastane politseile varajasemast tuntud isik. Bussipeatuses on maha lastud seisvaid noorukeid, granaate visatakse akendest sisse, politseid rünnatakse, nii et Rootsi on kohati nagu tõeline sõjataller, autod põlevad, terved linnaosad suletakse ja isegi siin akadeemilises ülikoolilinnas Uppsalas suleti eile maksuamet, kuna ühte töötajat oli klient rünnanud noaga, seal samas 100 meetrit eemal käis jõe ääres suur politseiaktsioon, jõe äärne oli kõik sisse piiratud, politsei oli jääl, lõikas suuri jääkamakaid lahti, otsiti mingit kuriteorelva, siis aeti siin mingeid autosid taga. Eile tehti 2 pommiähvardust reisirongidele Göteborgis ja Stockholmis. Nii et see ei ole tähendab välja mõeldud, see kuritegevus ja see suur möll, mis siin käib. Aga võiks arvata, et rootslased on tõesti viimastel aastatel nagu peas segi läinud, kuid selles see küsimus on, et kes need kurjategijad siis ikkagi on, et kuidas see kuritegevus just viimastel aastatel on nii palju suurenenud, statistika puudub, seda on ju nõudnud nüüd Rootsi demokraadid, et hakataks uurima, et mis riikidest need inimesed pärit on ja kes need on, kes siis põhiliselt kuritegusid sooritavad. Ja viimastel päevadel on üle Rootsi saanud kuulsaks üks Kesk-Rootsi linna Örebro politseinik, kes nädala alul kirjutas oma Facebooki leheküljel nii, et nüüd mulle aitab. Ma tean, et ma ei ole poliitiliselt korrektne, kui seda kirjutan, aga mul ükskõik, ma lähen varsti pensionile, ma ei karda oma koha pärast. Ta kirjutab, et ta on töötanud 47 aastat politseis ja iga päev näinud, mis toimub, et tema töölaual on esmaspäevast reedeni niisugused avaldused nagu vägistamine, röövimine, väljapressimine, ähvardamine, politsei vastu suunatud vägivald, narkokuritegu, mõrvakatse ja kes on siis kahtlusalused? Ali Muhamed, Mahmud Mohamed, no sekka mõni üksik Kristoffer, siis Rootsi nimi ja jälle Ali Muhamed, Mahmud Mohamed. Ja riigid Iraak, Türgi, Süüria, Afganistan, Somaalia, Süüria. Kirjutab, et pooltel ei ole üldse mingeid dokumente, nii et sa ei teagi, kust nad pärit on. Ja ta kirjutab, et ta on näinud seda kõike viimase 10-15 aasta jooksul ja olukord läheb järjest hullemaks. Ja siis räägib ta ainult ühe linna, siis Örebro elust, aga mis veel teistes kohtades Rootsis toimub. Samal ajal kui Rootsi haiglad ja kool ja vanurite hooldus on alafinantseeritud, võtab see kuritegevus tohutuid ressursse. Ja nüüd see mees, siis politseinik Peter Springare on nüüd üle riigi väga kuulus, ta kodu ukse juurde saabub iga päev lilli, ei pääse majast välja juba. Facebookis on tal 40 000 laiki, loodud on tema toetusgrupp, kus on 130 000 liiget, siis 4 päeva jooksul kogunenud ja rahvas kirjutab talle, et Peeter, sa oled kangelane, ometikord Rootsis julges keegi välja öelda tõe pärast 40 aastat ja toetust muidugi mees vajab, sest juba on tal loomulikult kohtusse kaevatud rahvusgrupi vastu vaenu õhutamise eest, kuigi ta räägib ju oma isiklikest kogemustest, mida ta on politseis töötades näinud ja nüüd siis rahvas ootab põnevusega, mis saab. Igal juhul üks kirjutab siin Facebookis niimoodi, et meid, kes Peeter Springarit toetab, on ju kah juba 130 000. Et meid saaks ka ju tegelikult lugeda juba kui rahvagrupiks ja kohtusse peaks andma hoopis need, kes valetavad ja ühiskonna probleeme maha vaikivad ja meie kui grupi vastu vaenu õhutavad. Selline on siis praegu viimane debatt Rootsis, nii et ühesõnaga Rootsi ei ole enam see vana Astrid Lindgreni Bullerby idüll, nagu muide ka Rootsi politsei ülem ise
on öelnud.